Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar. Tervist head kuulajad, käes on 24. märts, kell on 6 läbi 2 minutit ja nagu kuulsite kõllist eetris on taas saade ringiga ees, et rääkida Hiina GP-st ja teistel tähtsatel vormeli teemadel. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub vormeliekspert Tarmo Klaar. Tervest! Ja paremat kätt isakanud F1-fänn Kaspar Kütt. Tere õhtust! No Hiina GP-st ja seal toimunust ja kõigest räägime ka, aga mõtlesin, et äkki alustaks teisel teemal, et eelmisel nädalal 20. märtsil lahkus siis ikkagi vormelimaailma legend Eddie Jordan, et tuntud siis Jordan Grand Prix tiimi asutajana ja kes tegi temal debüüdi teiste hulgas, või õigemini kes tegi, Michael Schumacher. Oli üks kõva jälje jätnud mees ja peale ju kui tiim lõpetas, siis oli veel väga, väga tegev vormeli maailmas ja vormeli meedias. Jah, legendaarne mees ja tõesti, et kes andis võimaluse paljudele noortele tulijatele ja oli selline värvikas tegelane, et eks osa kaasaegsetel on temaga kindlasti vastakalt tunded, aga üldiselt meenutatakse teda ikkagi hea sõnaga, et ta oli jällegi selline hingelt võidusõitja. Jah, ja ütlen täitsa ausalt ära, et minul on isegi teatud selline hingeline seos Jordaniga, sest et aasta oli 2009, kui ma elasin Belgias ja siis minu jaoks ainus enda jaoks nagu loogiline viis vormelit vaadata oligi siis BBC kanalist, kus siis oligi selle sõidu eelses saatejuhtide tiimis olid siis Jake Humphries, David Coulthard ja siis ka Eddie Jordan. Ja just see Jordani entusiasm ja üldse üldine ilurõõm nagu nakatas ka mind just nagu vormeli suhtes, et ma olin, see oligi vist esimene täishooaeg vormelit, mis ma vaatasin ja väga oluline osa oli sellest ka tõesti Jordanil, nii et jah, mitte ainult tiimijuhina, vaid ka saatejuhina ja lihtsalt üldiselt inimesena on ikka väga, väga suure jälje jätnud. No sellises autoriteetses portaalis minu jaoks vähemalt tänasel päeval The Race, üks nimetamis kolumnist või on Gary Anderson, kes oli Jordani võistkonna tehnikadirektor ja tollaste autode konstrueerija ja tema on ikkagi meenutanud, et Jordan, ütleme niimoodi, et ei pühendanud võistkonda rahamuredesse, mida oli neil eriti algusaastatel ikkagi väga, väga palju, et lasi inimestel teha oma tööd ja tema oli siis see, kes hoolitses nii-öelda perekonna heaolu eest. Et selles mõttes jällegi selline oma, et kas just fenomen, aga seda tüüpi inimene, kes ka ei elanud välja nagu võistkonna peal seda, kui tõesti rahamured olid väga suured ja lõpuks teame, see võistkond on ju transformeerunud 1, 2, 3, 4 ja 5 juba. Ja nüüd on Aston Martin. Ja nüüd on ta Aston Martin, täpselt see, siis, mille Jordan asutas ja see oli jälle selline vormel 1 võistkond, mis asutati nullist ju. Jah, just minul nagu vormeli ajaloost tuhnides on ka minust nagu just kuidagi Jordani edulood on kõige paremad või kõige ägedamad on see jah, tõesti, kuidas nad vist 98-99 aastal nagu päriselt ka võitlesid tiitli eest, niivõrd kuivõrd on, et said ka etapi võita siis suurte Ferraride ja McLarenite vastu, et see on ikka väga, väga lahe ja kindlasti igasugusel või kõikidel vormelifännidel kindlasti väärib ka Jordani ajalooga tuttumist, et see võib-olla jääb nüüd hetkel mitte, aga muidu on natuke tahaplaanile jäänud küll, jah. No igatepidi väga suur mees ja ka see iseloom ja kõik, et nii-öelda ei olnud kuiv, ei olnud igav ja tegi palju ja andis väga palju, et kindlasti oli see suur kaotus. On teil midagi veel meenutada või lähme nüüd nädalavahetuse poole? Lähme vast nädalavahetuse juurde. No Hiina GP hooaja teine etapp, juba esimene sprindinädalavahetus oli. Jah, see muide meil eelmine kord inimestele ütlemata või ette hoiatamata, et nüüd tuleb siis see esimene sprindinädalavahetus. Kuidagi ei jõudnud nagu endale ka kohale see, et see juba juhtub, et tõesti jah, aga oli küll jah. Ja, et oligi ainult nii-öelda practice hetki. Et siis esimene vabatreening Norris Leclerc Piastri olid seal 3 esimest ja siis tuli sprindi kvalifikatsioon, mis siis ajas väga elevile väga palju osa vormelimaailmast. Lewis Hamilton sai Ferrariga nii-öelda esimese
sprindi kvalifikatsiooni võidu kätte, aga siis hakkasid kohe need, et Hamiltonil esimene, nüüd on Ferrari tagasi ja siuke pull hakkas pihta. Jah, aga nii palju siis ka vabatreeningust, et kuna on see kurikuulus sprindi nädalavahetus, siis ei saagi väga midagi lugeda sellest esimesest vabatreeningust just selles mõttes, et tiimidel on nii vähe aega mingisuguseid uusi seadistusi proovida, midagi muuta, see, et sul on üks moment, kus seda teha ja kui valesti läheb, siis ongi sisuliselt terve nädalavahetus halval teel, aga jah, sprindi kvalifikatsiooni poolest jah, et Ferrari Austraalia järgne haudaminek sai siis ümber lükatud ja Hamilton tõesti võttis minu jaoks küll täiesti mitte kusagilt võttis selle kvalifikatsiooni võidu, aga minu arust see nagu näitabki seda, et tegelikult ikkagist maailmameistri klass on nagu igavene, et kui vähegi auto sõidab, mida see Ferrari mulle tundub ka teeb nagu kohati, et isegi nädalavahetuse sees nagu muutub see, kui hea ta on, aga kui on sõitu, siis Hamilton suudab sellega teha ka midagi. Siin Hiina nädalavahetusel oli veel see erisus ka, et rada oli täielikult asfaltkattega ja eks see tõi nii-öelda omad vigurid seal mängu, sellised ootamatused, pühapäevani jõuame, aga põhimõtteliselt jah, informatsiooni liiga palju võistkondadel ei olnud ja minu meelest paljud nagu imestasid seda, kui hea haarduvusega see uus asfalt oli, et tihtipeale on niimoodi, et see uus asfalt, päris elus ju teame ka, ütleme, kuigi see võidusõiduradade asfalt, muuseas ka meil Eestis näiteks siin viimaseid värskemaid lugusid on Laitse rallipargis võistluskardirada, siis see on ju teise koostisega kui see asfalt, mida pannakse tavaliselt teedele, aga ikkagi alguses ta on selline libe, et seal on selliseid õlisid on seal sees ja kõik ja seal ka hoiti hinge kinni, et jumala pärast vihma ei hakkaks sadama, et siis oleks asi võib-olla päris iluusutamiseks kätte läinud. Aga asfaldi haarduvus oli muutuv ja ootamatu paljudele ja sellest siis ka, pühapäevase sõiduni jõuame, et sellest siis ka ilmselt neid tulemusi nagu ei osanud sellistena oodata, aga ma võtaksin ette nagu selle teema ka, et siin seoses selle minu mitte kõige suurema lemmiku tegemistega püüti põhjendusi tuua, et miks ta hakkama ei saanud. Liam Lawsonist on siis jutt, et uus rada ja tema pole vormel 1 autoga seal sõitnud, aga teised uustulnukad ei olnud ka sõitnud ja minu jaoks üks positiivsemaid üllatajaid senise 2 etapi jooksul, hoolimata sellest Austraalia soojendusringi esimese kurvi apsakast, Hadjar, imelise etteaste tegi ju Hadjar tegelikult, talle täiesti tundmatu radu, kusjuures, kui ma õigesti aru sain, siis Lawson on tegelikult mingis Aasia vormel 3 sarjas seal 7 aastat tagasi võistelnud. Et selles mõttes rada kui selline talle uus ei olnud, aga veel kord, tänasel päeval seal simulaatoris ikkagi nühitakse. Et selles mõttes neil ju pilt on ees, mis pidi see rada käib, kuhu poole esimene kurv läheb ja nii edasi. Ma nüüd natukene ironiseerin muidugi pehmelt öeldes. Aga tänasel päeval sellised jutud enam ei päde, et see teine või kolmas sõitja ei ole varem sellel rajal võistelnud ja seetõttu on ta mäekõrguselt kehvem või siis ma ei oska öelda, orumadaluselt siis kehvem. Ma mõtlengi, et see vabandus seletaks umbes seda, et sinu tiimikaaslane on 3. ja sina oled 6. on ju, siis on just, nagu, et mingid nüansid on nagu teadmata aru saadav, on ju, aga jah, siis Verstappeni ja Lawsoni näitel, siis me räägime teisest kohast ja me räägime 20. viimasest kohast, viimane, mitte isegi Tšeko ei olnud kunagi viimane, aga Lawson nagu näitab meile ette, et kuidas asjad käivad. Lawson ise ütles, mõtlen, kas oli vist äkki sprindi kvali järel äkki oligi, et aega on vähe, ei ole saanud nagu kohaneda. Aga samamoodi, meil on ju kokku 6 rukit. Teised on kuidagi nagu saanud, on ju. Hadjar on väga hästi saanud. Ja Red Bull ilmselgelt ei ole see Red Bull, mis ta oli kas või eelmise aasta esimeses pooles, aga see ei ole ka eelmise aasta esimese poole Alpine või mitte Haas, Williams või midagi. No just täpselt ja samas võib öelda, et tänasel päeval see ütleme, kuidas me siis ütleme niimoodi, et McLareni, Mercedes ja Ferrari taga on siis, ütleme, Verstappen ja teised tihedalt koos, et seal
et konkurents on nii tihe, et sellepärast, et ei, Lawson ikkagi, no ütleme, võidusõidu mõistes sai kalendriga ju. Et see ei ole selline, et nüüd oli kuskil seal nii väga kümnendike mäng. Ei midagi sellist. No markeerime ära ka, et ka põhisõidu kvalifikatsioonis oli Lawson 20. Just. Ehk siis tal oli nüüd 2 etapiga 3 kvalifikatsiooni oli, mis ta oli, 18, 20, 20 ja vaatasin, et oli sotsmeedias juba välja toodud, et keskmiselt isegi Nikita Mazepinil oli napilt parem see esimesed 3 kvalifikatsiooni. Noh, ja ütleme selles suhtes ka veel, et Lawson, kes ütleme otse, et miks ta mulle antipaatne on, ta on selline ülbe kuju olnud ja mida ta seal korraldas muulgas ka näiteks Mehhiko etapil eelmine aasta versus Perez, kui ei olnud vaja midagi taolist korraldada, mis ta seal tegi. Noh, ikkagi ta on püüdnud tõestada, et tema on oluliselt kõvem vend kui Perez. No ma arvan, et mehhiklased ühest küljest sügavad nüüd käpakesi, teisest küljest ihuvad terariistu teravamaks Red Bulli aadressil. Sellega ongi see, et no iseenesest peabki olema nagu isiksus ja enesekindel, aga kui läheb kehvasti, siis see näeb lihtsalt totter. No ongi jah, sa võid olla see kõva vend on ju, no Verstappen omal tema nagu ütles ka neid asju, aga ta iga kord nagu tõestas ka seda, et ta päriselt ongi on ju, et sa võid öelda, et kuule, ma võtan kõik vennad ette, ma teen ära, siis sa ei saa 20-ndana kvalifitseerida. No ja ütleme, ühest küljest Lawson nüüd nii palju tähelepanu ka just kui ei vääriks, aga teisipidi just sellepärast vääribki, et ta ju võeti Perezi asemele selleks, et oleks keegi ligilähedaseltki samal tasemel nagu Verstappen, märksa lähemal. Tooks punkte. Tooks punkte absoluutselt ja regulaarselt ja Lawson ise veel kiitles ka siin mõningates intervjuudes, et väidetavalt tema sõidustiil on väga sarnane Verstappeni omale, mis tähendab siis seda, et tal nagu autoseadete osas on ka samad tahtmised. Paistab niimoodi, et ei ole ja küll, see auto võib ju olla selline aadlipreili, kes tahab väga erilist lähenemist saada. Et ta, see, nagu öeldakse, seadistusaken on väga kitsas, aga tulemust ei ole. Ja Red Bull tegi ju selle valiku, Lawson valiti Ricciardo asemel, kes on kogenud etapi võitja, on ju, kellele päriselt meeldib samasugune auto Verstappeniga. Yuki Tsunoda vahel, me ilmselt jõuame veel Tsunodast ka rääkida. Yuki, kes ka kindlasti väärib seda kohta ja Perez ka, kes toob väga palju raha, on ju, et ütleme nii, et kui enne oli Red Bull, see teine auto oli vaene või rikas, aga aeglane, siis nüüd on lihtsalt aeglane. Nii ta on. No lähme sprindi juurde. Esireas siis Hamilton, Verstappen, teises reas Piastri, Leclerc, kolmandast Russell, Norris ja sprindi võitis, kes hoidis algusest lõpuni ära, Hamilton, jälle Ferraril, kõik hästi, oleme tagasi. Jah, laupäev oli väga positiivne Ferrari fänni jaoks, vähemalt laupäev esimene pool, aga stardis, mis minule silma ei on ikka see, et Norris tegi Norrist, selles mõttes, et see vana hea eelmise hooaja Norris on ka natuke tagasi, et kvalifikatsioon läks tal ka ju selles mõttes, sprindi kvalifikatsioon läks luhta, et pärast seda nõela silma, siis vist sõitis välja, ma täpselt ei mäleta, igal juhul sõitis kurvi laiaks, jah, ühesõnaga kiirem ring läks selle luht, et alustas 6. Aga suutis teha seda, mida ta ka eelmine aasta ühe korra tegi, et sõitis siis peale starti, siis sõitis ühe kurvi jälle laiaks ja andis vist 3-4 kohta ära. Teate, kukkus esimesel ringil 9. Ja see oli jah, selline huvitav lugu ja siis mind muidugi huvitas nagu ikka see, et mis rehviga siis keegi peale läheb ja sõit oli lühike, ütleme kohe ära, et sõit oli 19 ringi, see sprint, õhutemperatuur oli stardi ajal +22, rada +35, hoopis teised olud kui Austraalias ja kõik läksid keskmise rehviga. Ja mis oli huvitav siis selle sõidu vältel vaadata, et kuna asfalt oli uus ja ikkagi ei olnud täpselt teada, kuidas rehv käitub, siis ütleks niimoodi, et Leclerc nähtavasti sõitis kuidagi säästlikult ja ütleme liiga hilja alustas oma lõpuspurti. Mul on siin spikri peal kirjas, et mis see on siis 17. ringil oli ta Verstappenist, kes siis oli meil 3. kohal. 2 sekundit ringi peale kiirem ja ring enne seda püüdis ta Russellit ja oli Russellist 1,5 sekundit kiirem. Et selles mõttes jah, neil Ferraridel seda kiirust oli
ja noh, juba tundus, et äkki midagi hakkab juhtuma, aga noh, paraku ei juhtunud, lõpuks Norris siis ikkagi selle 8. koha läbi häda, võiks öelda, võttis. Ja Tsunoda väga tubli, seal sprindisõidus on ju niimoodi, et esimesed 8 saavad punkte. Ja ongi nii, et esimene saab 8, teine 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eks ole. Et Tsunoda lõpetas 6. Et minu meelest väga-väga tubli tulemus. No Tsunoda on ju tegelikult terve see hooaeg ülimat, nagu kui kõik oleks nagu tema teha, siis ta oleks meil stabiilselt top 10, aga just see Racing Bullsi strateegia osakond suudab alati midagi ära käkkida, aga siin see sprint oli just selles mõttes hea, et kuna boksipeatused ei ole, siis ei olnud ka... No ütleme, et kohustuslikke boksipeatusi ei ole, eks ole. Siis ei olnud ka nii-öelda strateegiatiimil võimalust ära käkkida mingisugune imelise strateegia välja mõelda, et puhta sõidu pealt oli super tulemus, aga jah, Norrise puhul oli huvitav ja see, et ta jäi tõesti, ta jäi Strolli taha mingi 10 ringiks ja siis ta hakkas raadios ka veel rääkima, et kuulge, aidake mind, nagu ma ei saa mööda, aga siis tiim oli enam-vähem, et me ei saa ka midagi teha, see on ju sinu töö mööda saada. Ei saa Strollile öelda, et kuule, tõmba nüüd eest. Jah, ta Norris lõpuks tõusis siis 8. kohale, selle viimasele punkti kohale 17. ringil. Nii et, aga mis oli veel huvitav seal ühel hetkel Leclerc, noh mina vaatasin ka, et jube imelik, et ta oli seal ennem lõppu väga-väga nobe ja siis tundus, et noh, kohe on Russellil turjas ja läheb mööda, aga see 13. kurv, see ennem seda ülipikka tagasirget, see parem kurv viraažiga nagu velotrekil, seal jäi ta rajult maha ja siis lasti meil ühel hetkel raadiosidet ka, kus Leclerc kurtis, et 13. kurvis auto ei keera ja takkajärgi ausalt öelda, ma nüüd väga kaevanud ka ei ole, minu iga muidugi, ja teisest küljest, kas sellest nii väga juttu olnud ongi, et kas tiim on ka seda avalikustanud, et mis see probleem siis oli, no selline tunne oli nagu auto mingi roolisüsteem, ei saa öelda, et kinni kiilunud, aga mingi probleem seal oli, sellepärast et see ei olnud lihtsalt suusoojaks jutt, vaid see oli näha ka, et ta jõudis Leclerc siis Russellile täiesti tagatiiba kinni ennem seda mis on siis 12, 11, 12, 13, see on vasak ja 2 paremat seal, ja ütleme, see minu jaoks on 1 13. kurv, tegelikult peaks olema 1 12, aga seal see raadius natukene muutub, just loetakse 8. Et seal äkki tekkis see tohutu mahajäämus. Nii et kui seda tehnilist probleemi ei oleks olnud, mine sullu tea, võib-olla ta oleks isegi Verstappenit hakanud kimbutama, aga oleks on paha poiss. Jah, sest et Verstappen oli ju ikka päris sügavalt hädas just nagu selle reffide poolest, et tegelikult me ei rääkinudki seda et Piastri ja Verstappen või maadlesid siin vahepeal siin teise koha eest ja sisuliselt see oligi see, mis minu meelest aitas ka Hamiltonil sõidu võttast, et Piastri ja Verstappen võtsid üksteiselt ju sekundid küllaga maha. Ja kui Piastris lõpuks mööda sai, siis oli Verstappenil ka ikka selge, et need reffid on ikka täitsa lõpuni ära kulunud ja pigem oli siuke lõpuni ellu jäämine, et see 3. koht ära tuua. Ja samal ajal Hamiltonil ees toimis, reffid pidasid, kiirust oli, vigu ei teinud ja Ferrari on tagasi. Ferrari oli tagasi korraks. No, korraks oli tagasi, jah. Ja siis juba oli mainitud Stroll, et Norris oli Strolli taga hädas. Peab tõdema, Stroll on teinud väga okei hooaja alguse. Absoluutselt. Küll ainult 2 etappi olnud, aga... nii palju, kui teha on saanud, on sõitnud okeilt. Ja sinna me veel jõuame. Ja Liam Lawson tõusis siis, ta alustas vist boksi teelt, kui ma ei eksi. Ja tõusis siis 14. lõpuks. Kuna selles sõidus ta boksi teelt siiski ei alustanud. Ma mõtlesin mõlemal, aga... Põhisõidus, boksi teelt alustas Hülkenberg. Aga jah, ega seal mingit imelist tõusu tal tegelikult ei olnud. Et ta küll tegi möödasõit, nõus, aga sellist nagu kuum nuga läbi sulavõi, nii ta ei tulnud. Mis viitab muidugi sellele, et auto ei ole peajagu üle teistest. Ei ole jah, ja kvalifikatsioon, siis põhisõidu kvalifikatsioon, nagu öeldud, Lawson 20. ja sealt edasi Portoleto, Dohan, Pierman, Gasly, et pigem ei pakkunud see üllatusi. Lawsonist juba rääksime, aga... siin peab kohe selle ära mainima või meelde tuletama meie kuulajatele, et nüüd, kui ma õigesti mäletan, kas see on siis teist aastat või, on reeglid siis sellised, et pärast sprinti sõitu võib autosid jälle ümber seadistada, et autod ei ole enam kinnise parga tingimustes, nagu nad olid alguses, kui see
paar aastat, kui see sprindi formaat kehtestati, siis oligi niimoodi, et oli ju üks kvalifikatsioon mõlema sõidu jaoks ja kvalifikatsioonist nagu boksist välja sõitsid, kõik olid kinnise pargi tingimustes, ainult esitiiva kallet sai muuta, ülejäänud vedrustus, kui muutmisele läks, siis startisid boksi teelt ja sellega oli su saatus nagu määratud. Ma mäletan, me veel siin ühes saates ükskord vaidlesime, et Kaspar Kütt siis ütles, et noh, just kui see algne versioon oli ausam, mina vaidlesin vastu, et ei ole ausam, et ja nüüd ütleme nii, ja ma olen jätkuvalt seda meelt, et ongi väga õige lahendus, noh, ma toon ikka MotoGP näiteks, et seal kas või boksi teel veel enne starti seadist oma siklit ringi nii palju, kui süda lustib. Ja nüüd siis põhisõiduks ka, takkajärgi ju Hamilton ütles, et noh, loomulikult tema autod ka, seal seadistati teisiti, noh, üks arvestus on see, et miks seda üldse on vaja teha. Sprindisõit 19 ringi, põhisõit 56 ringi, oluline mahe, 3-kordne mahe. Et seal autokaal on teine, põhisõitu starditakse ikka palju suurema kütusekogusega kui sprindisõitu ja noh, seal on need autokõrgused, asjad mängivad. Aga Hamilton tunnistas, et vist läksid vales suunas autoseadetega, sellepärast, et noh, kvalista oli ju 5, noh, Hamilton Leclerc olid järjestikku seal. Hamilton vastavalt 0,28 ja Leclerc 0,38 sekundit maas Piastrist. Ja kvalifikatsiooni teise Q2 Esteban Ocon 11, ütleme, hakkas nii-öelda paistma, et Haas on selgelt rohkem konkurentsis kui Austraalias. Jah, see oli väga üllatav isegi et no me rääkisime ka ju pärast viimast etappi, et Haas on see, ütleme, et kõige suurem peksupoiss on, et nemad hakkavad siin haledad saama, aga võt, ühe etapiga sisuliselt vähem kui nädal, aga muutsid väga palju ja Oconi poolt täiesti super sooritus, et ei olnud üldse kaugel Q3-st ka, nii et müts maha Haasi ees, et mis iganes nad tegid seal selle 5 päevaga, see on igati hästi toiminud. Aga ikkagi, kui Lawson välja jätta, noh, Lawson seal kurtis, et ta ei saanud refi tööle, no selle üle kurtsid ka paljud teised, aga põhimõtteliselt ikkagi see punt oli üsna tihedalt koos, noh, kes siis saab selle 15 hulka, kes saab sinna teise kvalifikatsioonivooru ja kes ei saa, et selles suhtes see keskmik hulgas konkurents on ikka ülitihe. On, ja siin on ju näha ka, et Ocon ja siis, kes jõudis Q3 viimasena Albon, et neilgi vahe ainult mis teis on 0,03. Ja kui vaadata vahed on väga väiksed. Ja kui vaadata sinu tabelit veel, siis esikohal olevast, kes on siis Norris Q2, see on ka kõigest natuke 0,8 sisuliselt eraldab sind siis Q3 saamisest, mis on ikka super, ülimalt väike vahe. Ja kvalifikatsiooni siis võitis Piastri, kellele see oli esimene nii-öelda põhisõidu kvalifikatsiooni võit, üks oli sprindist all ja teiseks tuli Russell, 3. Norris, 4. Verstappen, et ütleme, siin oli jälle McLaren suutis oma seda eeldatavat ülekaalu nagu paremini, kõvasti paremini realiseerida kui sprindi puhul, aga ikka Russell tuleb nii-öelda piltlikult ja kusagilt ikka mahub sinna vahele kuskile. Ja ta on viimasel ajal väga tihedalt on seal nii-öelda esirea startinud. Ja, et see ühe ringi kiirus, võtame kas või sellel Red Bullilgi on ju enam-vähem nagu olemas, et Verstappen jäi seal ju kvalis küll 4., aga ta kaotas 0,176 sekundit ainult. Ja mis mulle torkas silma, kui ma õigesti nüüd meelde jätsin, siis Russell jälle valmistas rehve teistest konkurentidest erinevalt ette, et ta põhimõtteliselt sõitis nagu 2 rehvisoojendusringi seal. Ja siis 3. ringil tuli see aeg. Et selline erisus ka ja tõesti, Piastri Russeli vahe ainult 0,082 sekundit. Ja ütleme, Piastrile tõesti esimene kvalifikatsiooni võit, tundub, mulle oleks tundundki tõesti, et tal oleks juba midagi ikka möödunud hooajast jäänud, aga jah, ütleme nii, et ka maailmameistrivõistluse vaates, ma arvan, et see on väga, väga vajalik, et ta sai ka lõpuks selle suure võidu Norrise üle just kvalifikatsioonis, et muidu me oleme ka ju, või paljud on rääkinud, et Norrisel on eelis just kvalifikatsioonis, et see ühe ringi kiirus on Norrisel parem ja niimoodi, aga ütleme nii, et praeguse nädalavahetuse siis sellest siis on näha, et Piastri on ka ikka suure sammu edasi teinud. Ja kui uustulnukate juurde tuleme, siis jällegi veel kord see Isaac Hadjar
kelle suhtes ma olin üliskeptiline, ütlen ausalt, kui ta ülendati sinna Racing Bullidesse, siis palun väga 7 ja kaotust ainult 0,40, 0,438 sekundit, kuidas ta täpne olla. Ja oli kiirem Tsunodast, seal Tsunodal olid omad põhjused, nii suur see ajaline vahe neil tegelikult ju omavahel ei ole. Aga ikkagi jõuame nüüd selleni, kus siin osa siis ajakirjanikke või kommentaatoreid, kes tundsid kaasa Lawsonil, ütlevad, ta pole varem F1-ga siin sõitnud. Palun väga. Hadjar samamoodi ei ole varem F1-ga siin sõitnud. F2-ga ka mitte, sellepärast et F2 tollel nädalavahetusel, mis toimub Hiinas, siiamaani osalenud ei ole, nii ka möödunud nädalavahetusel. Ja suurepärane tulemus ja veel kord, et see oli sprindi nädalavahetusega. Hadjaril polnud ka rohkem all, kui ma ei tea, kui palju ta oli nühkinud simulaatoris. Ja teine asi, üks vaba treening. Siis kohe sprindi kvali, siis see sprindi võidusõit 19 ringi ja selle baasilt siis kvalifikatsioonis sõita välja 7. aeg. Super tulemus. Ja Hadjaril oli ju see üldse kokku teine F1 etapp, tema ju alustaski täiesti tõbutandina. Lawsonil oli üle eelmine aasta 4 äkki, eelmise aasta lõpus siis umbes 7, et väga suur kogemuste vahe. Kas kvalifikatsioonist on räägitud, lähme pühapäeva? Lähme pühapäeva, jah. Mis ei lõppenud väga rõõmsalt teatud tiimi fännidele. Igastahes pühapäev. Piastri alustas esimesena, Russell alustas teisena ja siis teisest reast Norris Verstappen. Russell stardiga tegi väga stardi, jõudis väga lähedale Piastrile ja Piastri hoidis, nägi vaeva, hoidis kohe ära. Pani ukse kinni jah, sisuliselt ja see, et Russell läks niimoodi julgelt Piastrit suruma, see tegelikult pani ta siis ka natuke ise halba asukohta siis kolmandal kohal oleva Norrise suhtes, kes siis tegelikult kasutas võimaluse ära, et Russellist hoopis mööda saada, et Russell oma nii-öelda julge manöövriga, et proovides esikoht saada, hoopis kukkus kolmandaks sellega, aga ma arvan, et suures plaanis see ei oleks väga vahet teinud, et see lükkas minu jaoks nii-öelda paratamatult edasi, et küll Norris oleks niikuinii saanud ühel hetkel Russellist mööda. No ja samas Verstappen kukkus 6. Mõlema Ferrari taha. Ja Ferrarid seal omavahel tahtmatult põrkusid kokku seal, kust mina vaatasin, eks ole, siis Martin Brandl ütles, et et see oli nagu rohkem ikka Leclerc'i süü, et ta seal hüples äärekivi peal, palju see Leclerc nüüd hüples seal äärekivi peal, ma ütleks, et see oli lihtsalt selline esimese ringi rüselus, et see jällegi, neid kurve loetakse nii naljakalt seal, et mis ta siis oli nüüd 3. kurv või seal kuidagi, ta kooldub kogu aeg paremale. Aga nimetame tinglikult esimene kurv. See on ju lõputu, mis ta on 270 kraadi. Ülipikk muutuva raadiusega. Ja riivas kergelt taga rehviga siis Leclerc'i esitiiba vertikaalplaat kukkus ära. Ja oht oli, et kutsutakse Leclerc sisse, aga kuna see tiivaplaat ei jäänud töllerdama sinna kuhugi, siis ei olnud otsest põhjust ka võistluse peakohtunikul seda nii-öelda pool negatiivset siis Jaapani lippu näidata ehk musta lippu punase sõõriga, mis viitab sellele, et on tehniline rike ja peab boksi tulema. Ja et seda ei näidatud ja jäi rajale Leclerc ja vähe sellest, et ta rajale jäi, ta oli ka nobedam kui Hamilton, nii et seal ka natukene naljatlesid need kommentaatorid ja mina mõtlesin oma pisikese peaga sama. Et huvitav, nüüd see Ferrari aerodünaamika osakond sügab kukalt. Ferrari sügab vist nii või naa kukalt on ju, aga jah, see oli hämmastav hea, kuidas Leclerc hakkaski kiiremini sõitma tänu sellele, et autolt oli siis paarsada või paarkümmend grammi maha võetud, aga nagu me hiljem siis teada saame, see äkki saigi saatuslikuks need paarkümmend grammi. No tegelikult ei saanud, aga sellest räägime. No jah, ja siis hakkasid need raadiusid ka ju, et Hamiltoni vahel, Leclerc'i vahel, et Hamilton äkki võiks mööda lasta juba. Kusjuures jälle näide sellest, et mida meil lastakse raadiosides ja millal. Ja kes otsustab, et takka järgi Fred Vasseur oli väga kuri selle peale, ütles, et kui sõit sai läbi, nii kui ta sinna bokside taha alale läks, nii olid tal kõik ajakirjanikud turjas ja stiilis, et teil on mingisugune kanakitkumine seal tiimis sees.
et umbes niimoodi, et Hamilton paneb ässa seal ja ei allu tiimi korraldustele ja tegelikkus tuleb välja on hoopis see, et kellel see F1 TV on, saavad vaadata järelvaatamisest ka tervet sõitu Hamiltoni autost. Tuleb välja, et 7 korda maailmameister oli see, kes initsiatiivi ilmutas ja ütles, et ma olen aeglasem kui Charles, et me peame vist kohad ära vahetama. Initsiatiiv tuli tegelikult Hamiltoni poolt, aga seda meile ei lastud, seda raadiosidet. Narratiive saab ju alati. Ja siis selle peale Vasseur ütleski, et see FOM ehk siis Formula One Management, kes nagu korraldab seda võidusõitu, et need on siis nagu hakanud Drive to Survive tegema. Jah. Et mul läks mõte rändama. No vabandust, minu viga, ma lõikasin vahele. Ei, mulle. et seal jah, need raadiosided olid ja näitab jälle seda, et mees mõtleb oma peaga, eks ole. Ja muidugi tulles tagasi selle Leclerc'i esitiiva purunemise juurde, muidugi kõikidel oli see mõte, see ilmselt ka Leclerc'il, et äkki nüüd seoses sellega, et ees survejõudu on vähem, auto hakkab rohkem libisema, muutub alajuhitavaks kiiretes kurvides, eriti see 13. kurv. Ja rehvid hakkavad võib-olla rohkem kuluma ja sooritusvõime kaob, aga kui sooritusvõime hakkab halvenema, siis kiirus väheneb, aga seda ei paistnud küll mitte kuskilt otsast. Absoluutselt mitte, jah, ja läks minule võtta rändamist. Aga selle peales ma jätkan, et ütleme, võistluspäeval oli veel huvitav see, et kui alguses paar päeva enne veel, ma vaatasin ka ilmaennustus lubas, et võib-olla kerge pilvisus tuleb võistluspäeval, aga vihmast ei räägitud midagi. Siis enne starti juba see info, mis jooksis ajavõtu monitoril, mida ma siis ka vaatan, seal oli kirjas, et 10% vihma võimalus. Ja stardi hetkel oli plus 27 kraadi õhk ja 37 rada, nii et seal sprindisõidus oli siis kuskil 5-kraadine vahe, ütleme, mis puudutas õhku. Ja vahepeal see rada vist ka natukene läks soojemaks ja siis hakkas vaikselt jahtuma. Ja nüüd takkajärgi, kui me jõuame nende refitaktikateni, siis startisid kõva refiga. Stroll 14. kohalt, Pierman 17. ja Lawson boksi teelt, et kuna Lawsonil läks nii aia taha see kvalifikatsioon, siis võistkond otsustas, et paneme siis autole mingid teised seaded. Ja ta startis boksi teelt ja nemad kolmekesid läksid siis selle kõva refiga, ülejäänud kõik keskmisega. Ja nüüd keskmise refi kogemus oli ju kõigil võistkondadel olemas eelmisest päevast. Aga mis siis võistluse käigus ka selgus ja mis paljusid üllatas, et see rada nii palju muutus, et rada läks kiiremaks, lõpuks, mis see kiirem ring oli palju, ta oli mitu sekundit kiiremist kui eelmisel aastal, aga see selleks. Aga vähe sellest, et rada läks kiiremaks, kuidagi ta muutus ka refi sõbralikumaks. Seal kõige kauem pidas või äkki Stroll vastu? Ja võis küll olla ja täpselt oligi see, et väga palju arvati, et siin tuleb kindlalt kahe boksi peatusega on ju, aga siis jah, kusagil seal sõidu, ütleme esimese kolmandiku ajal oli juba tegelikult selgelt väga paljud lähevad hoopis ühe peatuse peale, et proovivad ära, et vaata, mis saab ja tegelikult ei saanudki midagi hullu, väga hästi pidasid vastu kõik, kes ühe peatusega proovisid. Kusjuures need boksipeatuste taktikad siin tuli jälle see eredalt välja, et eks püütakse ju võistkondi teisi hanitada ka ja lasti meile ühte ja teist raadiosidet ja seal läksid ju need plaan C-ni jõuti välja seal, ma ei mäleta, kas see oli see sama McLaren või keegi ja siis ma mäletan, et Leclerc ikka nõudis, et ei, tema tahab plaan A juurde jääda ja täpselt, et enne võistlust kõik eeldasid, et eks see plaan A siis on 2 boksi peatust. Aga võistluse käigus, kahjuks, kes ei suutnud ümber orienteeruda, oli muulgas siis Racing Bulls ehk siis Hadjari ja Tsunoda võistkond. Et esimesed, kes hakkasid rataste vahetusse tulema, kõigepealt oli Gasly 11. ringil, nii et 56 sõideti, eks ole. Siis 12. tulid Tsunoda, Ocon, Duhan, 13. Hadjar, Antonelli ja siis vahemikus 14-18 tulid nii-öelda need esikoha pretendendid seal, Hamiltonid, Verstappenid, Norrised, Leclerc'id, et nemad käisid, sisuliselt tegelikult 3 ringi jooksul 14-16 ja käis siis see esiotsa kontingent rattaid vahetamas ja nii jäigi. Nemad siis jälgisid kogu aeg, kuidas kõva ref töötab ja takkajärgi ütles Mario Isola, kes on Pirelli nii-öelda see võidusõidu pealik,
et selleks hooajaks kõigist neist rehvisegudest, mis kasutusel on, kõige rohkem muudeti mitte üksi rehvisegu, aga ma sain aru, et rehvi konstruktsiooni selle samalt C2-l, sel nädalavahetusel olid siis kasutusel C2, C3, C4, seal läheb C6-ni läheb välja see valik, et sealt nagu kõvemast otsast olid need rehvid valitud ja see C2 oli tegelikult kõigile võistkondadele üks suur tundmatu, kuidas ta käitub. Ja nüüd, kui me võistluse lõpu juurde jõuame, siis tegelikult on ju see, et terasema pilgu või kes viitsib veel jälgida pärast finišilippu ka seda, mis pildis toimub, siis väga paljud sõitjad ju nii-öelda korjavad seda rehvipuru ideaaltrajektoori pealt. Et saaks autot kaalu, ja minu meelest Verstappenile öeldi raadioteel, et korja siis rehvi ka, kui on mida korjata. Ja tõepoolest, tavaliselt seal see tagasirge 13-14 kurvi vahel, kui sealt 13-st välja purjetatakse, seal on 2,5 on tavaliselt hull rehvipuru maas. Seekord ma ei näinud suurt midagi. Pidas vastu. Ja just täpselt seda rehvipuru on tegelikult üli hästi näha, just siis, kui autod peatud, siis kindlasti tasubki vaadata neid rehve seal Parc Fermees ja poodiumis, et see on ülimalt selgelt näha just neid rehvipurusid, aga seekord olid nagu siledad, nagu oleks nagu uued põhimõtteliselt, et jah, siuke huvitav anomaalia küll rehvide poolest, aga see ongi see, et kui oli ainult üks vaba treening, sisuliselt täiesti uus rehvi komplekt, mida proovida, siis juhtuvadki sellised asjad, et nüüd on lihtsalt tiimidel teadmine ja kogemus olemas. Markeerime sellega ära, et sõidu esimeses pooles sai ka sõit ainsa katkestaja. Fernando Alonso hästi ruttu, 4. ringil juba. Piduri probleemid oli vist. Jah, pidurid ütlesid üles ja nii ta ongi, et kurb. Kaks etappi katkestamist. Ja kumbki ei ole Alonso nii-öelda süü ka, et jah, lihtsalt... Jah, isegi ma ütlen ka, et tõesti Melbourne'is ka otseselt ei olnud, see oli loll asjaolude kokku langemine. Jah, ja seekord läks nii, et ei ole tal lihtne algus olnud, aga Stroll on hoidnud kenasti Aston Martinit pildis, seda saab ka öelda, et no selles mõttes jah, mul on ausalt ka Strolli üle hea meel selles mõttes, et nüüd on ta leidnud mingi stabiilsuse ja sõiduoskuse ka, et tegelikult kui heal päeval tegelikult on ta alati väga, väga hea sõitja olnud, kes on ka poodiumid all. On ka poodiumid ja on ka isegi ju... Härra Kütt, kas te olete saatnud Aston Martinisse oma CV? No võiks! Newi asemele ma... Kuidagi väga leplikuks oled muutunud siin. No ta ei saa väga paugutada, sest Alonso viimane. Täpselt, jah. Ja Piastri puhul võitis ära, et karjääri 3. etapi võit, temal oli laias laastus kontrolli all, et korraks seal peale boksi ei olnud esimene, aga selle ta sai kiirelt tagasi, seda oli eeldada, aga siis selja taga, et vahepeal ju Russellil õnnestus teha, või õigemini Mercedesel Russelliga undercut Norrisele ja sai siis Russell uuesti Norrisest mööda, aga Norris võttis tagasi selle koha ja siis Norris ja Piastri olid nii-öelda esikaks pikalt, aga lõpus läks Norrisega veel natuke ärevaks. Läks põnevaks sest et Norrisel hakkas pidurid üles ütlema niimoodi. Kusjuures täpsustame, et ma ka kuulasin Kerru Kikis seal, et see minu jaoks oli see jutt natuke vastuoluline, et Norris rääkis ju sellest, et piduripedaal läheb kui otse tõlkes, et I have a long brake pedal, eks ole. Ehk siis pidurit vajutad, siis iga korraga läheb see piduripedaal aina sügavamale. Öeldakse, et piduripedaal läheb pikaks otse tõlkes. Aga võistlusinsener ju telefoneeris talle tagasi, et pidurdusjõud püsib. Et see oli nagu veider, et mis komponent seal siis nagu järgi nüüd andis, et just kui oleks kummipaela otsas olnud see pedaal. Aga see hoidis selle igastahes Piastrit ta ei ohustanud. See oli tiimile hea. Selles mõttes hea, et nad ei pidanud hakkama muretsema, et ärge nüüd 11 rajalt välja sõitke. Tiimi käsklus ei pidanud jagama, aga oligi see vahe oli alati 2-3 sekundi vahel, et ma arvan küll, et ega Norris otseselt ei ohustanud Piastrit, et aga jah, Russelliga siis tegelikult ju Norrise viimased 2 ringi olid sisuliselt ju lonkamised selles mõttes, et ei saanudki pidurit peaaegu üldse kasutada ja kui Russell ja Norrise vahel seal enne oli vahe äkki mingi 10 sekundi kandis, siis lõpuks oli ju kõigest sekund, et ongi 1 ring veel ja Norris oleks, ma arvan, võib-olla isegi poodiumilt, kui mitte üldse nagu punktidelt välja langenud,
et see oli väga, väga napikas siin McLareni poolt, jah. Ja noh, mis saab kõige hullemat olla tõesti võidusõidus, kui sul pidurid kaovad ära. Ja just see, et ja küll võistlusinsener sul küll annab infot, et tegelikult pidurise jõud püsib, aga iga korraga sul jalg läheb aina sirgemaks, kui sa pidurdad, lõpuks tuleb ju põrand vastu, see on otsa mõttes. Sul enam pole seal pedaalil kuhugi minna, et millal see juhtub? Sa ei tea ju seda. Ja eriti hirmus ju, kui sa just Hiina rajal seal küll pika sirge lõpus juhtub, on ju, siis mis sa siis teed, kui sul 300 kilomeetri pealt mitte üldse pidureid ei ole, et jah, napikas. Ja loetud ringid enne lõppu oli siis ka 4. koha peale põnev võitlus Verstappen, Leclerc. Verstappeni peale hoidis 4. koha ära ja aga kas me nüüd räägime Ferrarist? Mis juhtus? Kas me peame? Kahjuks peab, igastahes, mis seal oli siis algselt Leclerc 5, Hamilton 6 ja siis pärastlõunal hakkasid, Eesti ajärgi pärastlõunal hakkasid siis tulema teated, et Leclerc sai disklahvi ja hiljem oli vist Hamilton, vist tuli hiljem, et Hamilton sai disklahvi, et Hamiltonil oli siis põrandaplaat, põhjaplaat oli liiga õhuke ja siis Leclerc ja Pierre Gasly Alpinist neil oli siis kaalupiirangute täitmisega probleeme. Jah, ainult 1 kilo alla, aga tehnilised tingimused, et sel aastal esimese hooga ma mõtlesin, et kas tõesti saab olla nüüd, et insenerid nagu unustasid ära, et selleks hooajaks tõsteti miinimumkaalu 2 kilo võrra, et nad kalkuleerisid valesti, aga siin kõhklused ja kahtlused on, et kuna ütleme valdav osa võistkondi, üks väheseid siis oli pool Ferrarit, nimetame niimoodi, Hamilton ju tegi ka boksipeatuse tegelikult. Hamilton oli ka 2 boksipeatusega. Kas see summa summarum ta kohta oleks parandanud, kui ta oleks 1 sõitnud, ei tea. Ja siis Racing Bullit tegid 2 peatust, mis sai neile raudselt saatuslikuks, aga nüüd, kuna võistluse käigus mängiti ringi, see boksipeatuste taktika valdavalt, seda kõik tunnistasid, siis ilmselt, kui kalkuleeriti neid kõikvõimalikke masse, rehvimass, kütuse kulu, auto ise, palju see sõite välja igistab, siis sõidu lõpus ju peab olema auto miinimumkaalus ilma kütuseta. Ükskõik, kas seda kütuseproovi võetakse, ei võeta, aga kütus pumbatakse igal juhul välja ja siis kaalutakse auto ja nüüd, mis puudutab näiteks konkreetselt Leclerc'i autot, sellist juhtumit, et kui ta lõpetabki niimoodi, et see üks osa tiivast on kadunud, siis see ei ole veel katastroof, sellepärast tehniliste tingimuste järgi on lubatud asendada see katkine tiib, selle tiivaga, mille nad on nii-öelda siis registreerinud, mille nad oleksid võistluse ajal asenduseks kasutanud, mida nad oleks kasutanud. Nii et selles mõttes ikkagi kaalutakse komplektset autot. Ja ikkagi ta oli kilo alla. Ja algselt oligi ju nii Leclerc'il kui Gasly'l 800. Ja siis võeti kütuse proovi, oli kaal väiksem, sinna läks ja siis tuli ajalooline hetk, kui Ferrari sai esimest korda F1 ajaloost topeltdisklahvi. Ja veel kord siis, et kus summa summarum, et nii Gasly'l kui Leclerc'il, siis nemad 2 diskvalifitseeriti alakaalu tõttu. Arvamine ongi see, et lihtsalt ei osatud seda rehvi kulumist niimoodi kalkuleerida. Jah, see meenutab ju möödunud aasta George Russelli võitu, kus oli täpselt samamoodi, et esialgne plaan oli ju 2 peatust teha, aga Russell siis ise otsustas, et jääme 1 peale ja see saigi siis saatuslikuks, et jah. Ja lisaks sellele veel, et Russellil see juhtus ju Spaas, kus peale finišit tullakse kohe boksi. Jah, täpselt. Ei sõideta seda 7 kilomeetrist ringi ära, kus sul on aega seda rehvi puru korjata. Täpselt, et mis siin ikka öelda, see on milligrammide mäng selles mõttes saada see õige kaal, et arvutada täpselt nii, et sa oleksid seaduslik, aga nii vähe, kui vähegi saab üle olla sellest seaduslikust piirist, et iga millisekund loeb jällegist. No nii see mäng käib ja Ferrari topeltdisklahv tähendab siis seda, et 2 etapi järel on Williamsil ja Ferraril võrdselt punkte 17 ja parim sõitjate arvestuses, parim siis nii-öelda Ferrari jõuallikaga sõitev mees on hoopis Esteban Ocon. Seda ei oleks ka puhtalt Austraalia järel osanud pakkuda. Jah, et kogu Ferrari meeskond siis tänu sellele apsakale
tänu neile disklahvidele kaotas 18 punkti ja vastavalt siis Hamilton kaotas 8 ja Leclerc 10 punkti. Aga sõidust veel nii palju, Ferrarist võime veel rääkida, aga mis silma torkas, et kes tegid väga õiget tööd ja suurepärast tööd, oli seesama Haas. Ocon tõusis 4 kohta ja Pierman 7 kohta. Et Pierman oli juba ilma nende disklahvideta, oli 10. Ja ta oli ju 15. kvalifikatsioonist või 16. vist. 17. 17 isegi. Ja muu hulgas oli ju ka see tore moment, kui Pierman pani meie lemmikust Lawsonist mööda ja siis torkas veel oma tšauga torkas ka veel. No tal see tšau käis iga möödasõidu peale. See saab vist tema nii-öelda hüüdlauseks küll, aga ei, super tulemus Haasi poolt. Ja, aga nädalaga, jah. Kuigi nad ise väidavad, et Ayao Komatsu tiimipealik, endine tehnikadirektor seal väidab, et neil on mingisugune põhimõtteline häda, et ega see ei tähenda veel midagi, et nad siin niimoodi ilusasti punktidele tulid, et neil on tööd veel palju teha. Ja midagi ta on öelnud jah, et nagu mingid paar asja on nii-öelda nagu fundamentaalselt või põhimõtteliselt on natuke valesti. Aga hetkel toimib siis kokkuvõttes peale disklahve, mis siin on siis Ocon 5 ja Pierman 8, et topeltpunktid kohe teiselt etapilt. Väga kihvt. Williams, Albon 7. Albon muidu oli sünnipäevalaps, see 29 aastaseks. Ja Albon ju selles mõttes tegi ka haruldase, et üle pikka ajuks Williams juhtis vormeli etappi. See oli 10 aastat midagi. Ja viimane oligi vist Pastor Maldonado 2012 aastal, nii et isegi rohkem. Tegelikult võib-olla ka ikka Bottas ja Massa. No igal juhul 10 aastat sisuliselt on möödunud. Ja Albon on tegelikult ju ka hooaega täiesti super hästi alustanud ja Sainzil eks läheb veel natuke aega, aga selles ma pean tõdema küll, et mina arvasin, et Sainz hakkab ikka Albonist saab sisuliselt kohe ette, aga Albon on super hästi teinud oma tööd ja näitab, et ta ei jää kindlasti alla ka Sainzile. Sainz kurtis siin pärast etappi, et tema jaoks on ka veider, et tal oli kohe hea tunne, kui ta eelmise aasta lõpus, seda eelmise aasta Williamsit sai testida ja kui ta oli Bahreinis talvistel testidel, ütles, et kõik oli hästi. Ja nii kui hooaeg algas, ütles, seda tunnet enam ei ole. Auto käitub kuidagi teisiti ja nüüd on 2 nädalat aega, kas nad nüüd iga päev seal istuvad simulaatoris ja kus, aga igatahes mees on ise ka natukene segaduses, et mis juhtunud on. Jaa, Hiina GP-st veel midagi või räägime üldseisus ja muudest teemadest? On veel asju, mida rääkida? No ikka on. Aga ma loen siis üldseisu ette, et Norris jätkab liidrina 44 punkti ja sealt on väga tihedalt Verstappen 36, Russell 35 ja nüüd etapi võitnud Piastri 34, siis tuleb Antonelli 22-ga. Aga jah, ütleme 2 McLarenit, Verstappen või Verstappeni tiim ja siis Russell Mercedesega, et Jaapani selle, mine tea, mis pidi sealt läheb ja kes see lõpuks seal üldarvestuse liider tol hetkel on. No jah, ütleme nii, et ikkagist tundub, et McLaren on see vormitiim selles mõttes, et Piastri Melbourne'i apsakas tuleb ju ka arvesse võtta, et kui seda ei oleks olnud, siis oleks ta liider, aga selles mõttes McLarenid oleksid ikka ülekaalukalt esimesel ja teisel kohal, aga olukord on selline, nagu ta on, et Norris näitas, et tal ei ole ka nüüd kõik oma eelmise aasta apsakad unustanud, et tema võib iga hetk eksida. Piastri võib eksida ka sama hästi, vaatame, kui ta peaks nüüd jälle võitma, siis kas ta saab nii-öelda tiimi juhtimises ka sama hästi, jätkab sama hästi, kui ta on praegu alustanud. Ja Verstappen selles mõttes, tema puhul ma arvan, et on kindel see, et temal pole vahet, mis positsioonil ta selles üldarvestuses on, tema ikka sihib seda ühte ja sama tiitlit. Verstappeniga on selles mõttes lihtne ette teada, tema võtab nii maksimumi, kui sellest Red Bullist annab välja pigistada, mis iganes see siis on, ja selle ta ära võtab. Siin sama see Lawsonid, Red Bulli, Tsunoda teemad, et ühtepidi hakati kohe rääkima, et võib-olla peaks hoopis Verstappeni panema Racing Bulli, sest et auto tundub paremini juhitav ja kas ta just kiirem päris on, aga paremini juhitud tundub küll olevat. Seda näeme Lawsoni pealt ja teistpidi, kuidas siis Tsunodal ja Adjaril on hästi läinud ja motorspordid ja siuksed väljaanded on juba eilsest kirjutasid, et väidetavalt Red Bull kaalub juba Jaapaniks mingit vahetust. No jutud käivad jah, sellepärast nad ju ise tunnistasid ka minu meelest läbi Helmut Marko suu, et doktor Helmut Marko, et kusjuures ta ei ole mingi arst, et see on mingi muul põhjusel on tal see doktor selle eesliide.
et see ei ole ka naljaviluks sinna pandud, et neil on kriisikoosolekud tulemas, et asi on ikkagi väga tõsine. Ja loomulikult on asi tõsine, no päris kindlasti kohe Verstappenit nüüd ei vangerdata Racing Bulli, see on selge. Hetke seisuga ja Red Bullil on 36 punkti ja Racing Bullil on 3 punkti ainult, et need on siis tänu sellele sprindisõidule, kus Tsunoda punkte tõi. Et jah, neid spekulatsioonid nüüd käivad edasi-tagasi, et mismoodi siis vangerdada, siin on igasugused nimed läbi jooksnud, kuni sinnamaani välja, et jälle on Colapinto just kui pildis. Et kas see nüüd nii läheb või ei lähe, ise ma tikun arvama küll, et suure tõenäosusega, kuigi ma olen eluaeg väga halb ennustaja olnud, ma ju ennustasin ka, et jääb see sama minu jutumärkides suur lemmik aastateks oma sita iseloomu pärast sinna Red Bulli. Aga hoolimata sellest, et ma kehv ennustaja olen, ma millegipärast arvan, et Jaapaniks jäetakse ta kohe kindlasti autosse, sellepärast, et ta on ju superformulas Jaapani selles tippvormelisarjas võistelnud seal Suzukas. Ta teab seda rada läbi ja lõhki, tal on kogemus ja see ka, et ta ei ole mingisuguse aeglase riistaga seal sõitnud, vaid see superformula on ikkagi väga kiire sõiduriist, väidetavalt isegi oma aerodünaamiliste omalduste poolest võib öelda, et kurvikiiruste poolest võrdväärne vormel 1-ga. No ta on niisugune nii-öelda F1,5. No midagi sellist, jah. Aga jah, tegelikult tundub loogiline küll, et mul on suht sama tunne, et võib-olla Jaapan saabki olema niisugune nagu kõige suurem tuleristne siis Lawsonile, on ju, et nüüd on sinu võimalus, on viimane võimalus, et kui sa oled jälle viimane, siis on asi selge, on ju, siis võime siin tõesti väikse vangerduse teha, aga jah, tundub, et no see oleks isegi Red Bulli jaoks nagu järgmise kurjuse tasemeni jõudnud, et peale 3. etappi juba, või peale 2. etappi juba välja vahetada, et peale 4. etappi pole nende jaoks võõras, aga niimoodi kohe alguses juba see vangerdus ära teha, aga samas kunagi ei tea, Red Bull on alati üllatab. No mind võib-olla natukene üllatas see, et Hornerilt küsiti ka väga otse, et ta absoluutselt ei eitanud, võib-olla see on enda soovmõtlemine, et midagi põnevat juhtuks. Aga et vaatame info üle ja vaatame, aga see kõik on et ütles umbes, et spekulatsioonid ikka levivad, vaatame, meil alles etapp lõppes, et ainult kohe ka ei, see mind natuke võib-olla üllatas. Jah, see oli ka asi, mis mulle jäi kohe silma, et ei tulnud sellist otsest kohest eitust, et ütles, et me peame kõigepealt informatsiooni läbi vaatama ja ennatlikke järeldusi ei maksa teha ja bla bla bla, selline poliitkorrektne jutt ühest küljest, aga just, et seda eitust ei tulnud, et lõpetage ära, kuulge, hooaeg on alles hakanud, mis asja, mida te mõtlete asju välja või No täpselt jah, et eelmine hooaeg oli ikka ju see, et kui Tšeko kohta midagi oli, see ikka kohe ringkaitse läks käima, et ta on Tšeko on Red Bulli sõitja, tal on leping olemas, midagi ei juhtu, aga siin ei räägitud sellist juttu, jah. No mis viitab ka sellele, et ikkagi need Tšeko ehk siis Sergio Perezi toodud miljonid mängisid tol ajal väga-väga suurt rolli ja praegu Lawsonil midagi sellist pagasina kaasas ei ole. Ei, temal ei ole, jah. Ja nüüd ongi, et küsimus, et mis siis juhtub, kui näiteks Tsunoda istutatakse sinna, kus juures Tsunoda käest ju ka otse küsiti, et mis ta sellest arvab, juhul kui juba Jaapanis ta peaks Red Bulliga sõitma, et see muidugi, see on ju kiirem auto. See on huvitav, et ta ütles, et see on ju kiirem auto. Aga kas ta on paremini juhitav? Väidetavalt on Racing Bulli auto nagu sõitja sõbralikum, aga kes seda teab? No eks jah, kõik lõpuks ju inimestest ka kinni. Just. Paar küsimust on ka. Remo kirjutab, tere, on rõõm alati kuulata teie saadet ja küsimus on, et ringlema on hakanud välismaises meedias jutud, et võib-olla minnakse kunagi uuesti V10 mootoritele tagasi, et kas see kuulub teie arvates ulmevaldkonda? Ei kuulu ja see on praegu väga selline tõsine teema ja muide, kus see alguse sai? See sai alguse siis, mis see oli siis, 2022. aastast, kui sai 30 aastat Nigel Manselli tiitlivõidust Williamsiga ja kui Silverstone'is selle auks tegi keegi muu kui Sebastian Vettel, kes on siis ostnud omale selle 92. aasta Williamsi, tegi demonstratsioonsõitu selle autoga, sellel oligi päras V10, minu meelest Renault V10, ja sõitis nii-öelda taastuv toorainest kütusega.
ja rahvas oli tagajalgadel, positiivses mõttes. Kõigil kananahk kihul, mul on omal kogemus Rally Estoniast, kus ühed tütarlapsed, kes olid sellised, ütleme need libarohelised, nagu need tänapäeval siin ümberringi kõik on, ja tööga seoses pidid tulema Rally Estoniale, siis ikka see mingi keskkonnasaastamise jutt käis ja midagi kõik, ja siis kui esimene WRC mööda vuhises, siis kilkasid, vaadake, mul on kananahk kihul, ja kui sai see Rally Estonia läbi, siis küsisid, millal järgmine on, me ütlesime aasta pärast. See selleks, aga veel kord, mis on teema, et kui me siin ilma naljata maailma päästmisest räägime, siis praeguse vormeliga ju maailma ei päästeta. Et need, kes vähegi reaalaineid on õppinud ja teavad, mismoodi asjad tegelikult käivad, see elektriauto on ju oma olemuselt üks keskkonda saastavam toode üldse ja hübriidauto ka, ja seda on öelnud ka Adrian Newey, et ta ei saa tegelikult aru sellest kontseptsioonist, sellepärast, et auto on 200 kilo raskem, mis tähendab seda, et sinna on 200 kilo rohkem materjali sisse pandud, muuhulgas haruldasi metalle, selleks, et see hübriid kammaja kõik töötaks. Et see ei ole kuidagi loodust säästvam kui sisepõlemismootor. Ja mis veel, heli, kiirus, siis looduse säästu pool, kui nüüd tänasel päeval on siis, ütleme, keemikud nii head tööd teinud, et ongi taastuv toorainetest olemas vedelkütus. Et äkki ongi mõistlik selle peale minna, sellepärast, et mida ka väga vähesed jälle söandavad välja öelda tänapäeval, aga mina olen seda kogu aeg väitnud, et vormel 1 ei pea olema seoses kuidagi tänavasõidu autodega. Ei pea, see on tippvõidusõit. See ongi võidusõit. Jah. Ja nendega ei tohigi ju sõita. Nendega ei tohigi tänaval sõita ja kui te tahate tänavasõiduks asju arendada, siis seda on alati nii-öelda võidusõidu kõrvalt tehtud ja vastupidi, võidusõidust on sinna tänavasõitu siis üle kandunud asjad, näiteks nagu ketaspidurid ja rooli peal labadega käiguvahetus ja mõnda asja tuues, eks ole. Et see V10 teema on hästi tõsine, aga mis mind pani imestama selle arutelu juures, et osa sihukese uljaspäid tulid juba sellise geniaalse ideega välja, tahaks öelda, et K-tähega geniaalse ideega, et 2026 ju järgmisest aastast peavad kehtima hakkama uued tehnilised tingimused, kaasa arvatud uued mootorireeglid. Ja nüüd, et ärme kehtesta neid, tühistame, last need praegused jõuallika reeglid, peab ütlema jõuallika, kuna seal on sisepõlemismootori hübriidosa, last need praegused jäävad kehtima kuni 2028. aastani ja nii kaua siis töötame välja need uue põlvkonna V10 sisepõlemismootoriga autod. Oot. Vot siin nüüd inimesed nagu ei kujuta päris hästi ette, et mida see tegelikult tähendab. Praegu juba võtame see sama Audi, kes on kohe häält teinud, nemad ei ole sellega nõus. Nemad ju muuhulgas liitusid vormel 1 karusselliga just sel põhjusel, et neile oli oluline see hübriidjõuallikas. Tohutult raha on kulutatud, helgeid päid palgatud, tehased ehitatud, sisustatud. Need on miljonid ja miljonid, mis on kulutatud selle peale, et Audi oma nime all tuleks rajale. Sama põhjus on väidetavalt ka Hondal, miks nad tegid selle nii-öelda kannapöörde. Miks nad nüüd tulevad Aston Martiniga juba järgmisel aastal siis, jah? Jaa, järgmine aasta peaks olema. Nii et Honda tuleb Aston Martin Honda, eks ole. Jällegi, et need ei ole niimoodi nipsust, et ehitame linnumaja, kogu aeg oleme teinud viilkatusega, aga tühja enam ei tee, et meil neid viilkatusega korpuseid on küll, aga saame natuke teisiti, teeme nüüd lamekatusega, eks ole. Inimesed mõelge nüüd natukene, meie kuulajad muidugi ei ole otsustatud, hulga see meie ka ei ole, aga põhimõtteliselt tööstuses need asjad ikkagi nii lihtsalt ei käi ja suurfirmadega eriti veel, et ühtäkki päeva pealt löön käega, tühja enam ei viitsi. Seal on meeletud rahad, meeletu ressursse on seal kulutatud. Nii ta on. Aga see teema on päevakorral. Muide, enne kui sa võtad järgmise küsimuse, ma pean vabandama eelmise saate küsija ees, et vaata, seal oli see teema, et Portoletol vedrustus purunes. Ja siis ma ütlesin, et kui telekast vaatad, et kui on paremal pool telekast vaadates, et siis tegelikult on vasak. Et selles suhtes mul oli õigus, et
Portoletto auto tuli selge ees ekraanile ja siis oli paremal pool vedrustus puruks, mis oligi parema poole vedrustus. Sellepärast, et ta ei tulnud nina ees meie vaatevälja. Nii et see, kes küsimuse esitas, mis iganes selle härrasmehe nimi oli, väga vabandan, minu viga, terase silmaga inimene oled. Väga hea, nüüd on see ka fikseeritud. Võtame kiirelt veel teise tänase viimase küsimuse ka, et Marko kirjutas ja puudutab siis seda Ferrari disklaffi, et see jutt, mis tiim siis põhjenduseks tõi, tundub jabur, et põhjakatte liiga õhuk, et kuidas see võimalik on, tundub just, kui toodetakse õhem põhjaplaat ja siis loodetakse, et äkki ei kontrollita. Ja jabur, kui ka nii-öelda refi kulumistega ei osata arvestada, et tundub nagu amatöörid laste ja laste põhjendustega. Ei, mina küll ei ole kuskilt lugenud, et nad ütlevad, et neil oligi õhem. Ei, see kulus ära. See lihtsalt reeglid näevad ette, kui õhukese põhi minimaalselt olla võib ja oli siis seadistatud auto liiga madalaks ilmselt või haukas järjepanu liiga palju äärekivi pealt seal Hamilton, et seal pole lapse juttu, pole midagi. Ja Fred Vasseur, siin ühes väljaandes toodi ta aastatagune see intervjuu välja just siis, kui Russell diskvalifitseeriti. Et ütles, et aga me kõik balansseerime noa tera peal. Et me ei saa endale lubada seda, mis oli siis, kui hübriide ajastu algas ja Mercedes oli nii hea jõualliku teinud lisaks heale autole, aga jõuallikus oli peajagu teistest üle. Et nad võisidki 5-kilose ülekaaluga sõita. Ütles, nüüd need ajad on muutunud. Me kõik viime asja piiri peale. Ja veel kord, et nagu nüüd ka Dakargi on välja tulnud, et kuna võistlustaktikat muudeti, siis keegi osanud täpselt arvata, kui palju see ref nüüd ära kulub. No, nagu sa ise ka ütlesid, et tehakse nii palju kui vaja ja nii vähe kui vaja. No täpselt jah, me tegelikult ju puutusime ka selle küsimusega just enne rääkisime täpselt, ei olnudki võimalik seda refi puru korjata selles, et seda ei tulnud, aga seda ei osanud keegi ette ennustada, sest et selle refiga pole sõidetud. Ja eks selle põhjaplaadiga on selles mõttes täpselt sama, teatud asju saab ette ennustada, aga tegelikult päeval lõpuks ei saa ju ka kuidagi ära fikseerida, okei, Hamilton läheb nüüd sõidu jooksul 25 korda vastu seda äärekivi ja sellepärast kulub plaat nii näiteks, palju, et selliseid asju, see on tehnikasport ja see on nii täppisteadus, et lihtsalt tuleb ette sellist asja, et lasteaed see ei ole, kuigi Ferraris aeg-ajalt tundub küll, aga võistlustaktikaid, kui vaadata, siis vahel tundub küll, jah. Aga just veel, et selle põhjaplaadiga seoses, et tänapäeval on need nimetatud pinnaefektiga autod kasutusel, siis need töötavadki kõige paremini kurvides ka, siis kui nad on võimalikult madalale seadistatud, siis see pinnaefekt, see surujõud tekib kõige paremini ja see ongi nüüd see koht siis, kus insenerid peavad selle õige seadistuse leidma. Ja ei ole lihtne. Jaa, aga ma arvan, et tõmbame selleks korrektsioon alla. On juba räägitud küll tund jälle täis ja siis 2 nädala pärast 6. aprill Jaapani GP ja peale seda meie taas eetris jääme väga ootama, mida Jaapan pakub ja seniks. Kusjuures tuleb minimaraton. 3 nädalavahetust järjest, 2 nädala pärast. Esimene, mis ta on, triple header? Triple header on meid ootamas, jah. Inglise keeles öeldes, jah. Jah, tutvusime selle sisuga vist möödunud aasta esimest korda, et saame jätkata seda traditsiooni. Nii on, aga seniks kõik head ja ilusat tärkava kevade jätku. Järgmise korrani. Kõike head. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.